No tšau, enne kui teema juurde lähen, 7. märtsil Järvamaal kell 6 õhtul teeme ägeda hubase mõnusa istumise, mis arvad? Räägime sügavatel teemadel, elulistel teemadel, teeme näiteks ühismeditatsiooni, sukeldume selle elu sügavamatesse nurgatagustesse, kuhu võib-olla tavaliselt ei sukeldu. Sööme mingeid suupisteid, teed, kes tahab. Ja vaatame, mida ägedat see ära loob. Ja, et kui oled huvitatud, siis saad mulle kirjutada william.koval1@gmail.com. Ja. Niisiis, räägime nüüd asjast. Vaata, viimasel ajal peale seda sündmust, mis nagu lehtedes oli, toimunud selline asi. Vaata, ma näen teatud inimesi või inimestes sellist poolt, mida ma võib-olla varem olin ära unustanud, et üldse olemas on inimestes. Ja, et ma näen sellise vaatenurga alt, mis on nagu selline, et vau, nagu vau. Ja vaata, kui keegi nagu, sa tunned, et keegi on nagu täiega sinu poolt, nagu niimoodi, et nui neljaks, ma soovin sulle parimat, nagu mis iganes, et õlg õla kõrval ja saame hakkama, ühesõnaga, jah, et kui sa näed ja sa tunned, et inimesed on sul niimoodi selja taga, siis see tekitab nagu sellise efekti, et sa tahad samaga vastata, nagu meil on see impulss inimestena, et vastata inimestele samaga. Ja see on nii võimas tunne, nagu päriselt selles suhtes, et mida see teeb? See aitab nagu südamel avaneda ja nendel kaitsetel maha tulla paremini. Vaata, enamus inimestel siin maailmas on südamed lukus, südamed on suletud ja mis iganes põhjused, jah, et lihtsalt kaitse on ümber, meil on see kaitsepersona on ees ja kuna maailm tundub võib-olla ohtlik ja mingisugused hirmud on ja seose just, mis puudutab erinevaid suhteid ja on igasugused hirmud, hirm hoolida, hirm armastada, nagu hirm südamest kaastunnet näidata, hoolida, armastada teist inimest. See tundub väga hirmuäratav, vähemalt mulle on küll tundunud enamus elust ja see keskkond, kust ma nagu läbi olen tulnud, need seltskonnad, kus ma käinud, mis inimestega elus kokku on puudutud, mis olukord on olnud, siis see mõnes mõttes on see mõistetav ja tõenäoliselt sina ka või paljud inimesed. See on mõistetav, et on selline, vaatame, oot, mis asja ja kuna inimesed ei saa isegi aru, kuidas nad ennast petavad, nagu mis siis rääkima sinu petmisest või sinu naha üle kõrvade tõmbamisest või mis iganes. Ja, et kõik ei ole sinu poolt, ühesõnaga, kõik inimesed siin maailmas ei ole sinu poolt, seda tuleb arvesse võtta, see on naiivne oleks uskuda, et kõik on sinu poolt, pluss selle inimesed on ülihead teesklejad, jah. Ja kui sa ei oska nii-öelda energiaid lugeda, siis on, ma ütlen, et inimesed on saanud kahjustada või põletada nii palju, et ei nalja teeda, mis armastus, no siin igaüks vaatab iseenda eest, umbes selline suhtumine on paljudel, enamustel ja järjest selline suhtumine järjest populaarsemaks läheb ja mida rohkem inimestel on südamed lukus, mida rohkem see hirmumüür seal ees on, seda rohkem ohtlikumas maailmas me elame. Seda rohkem meil tulebki teineteist, seda rohkem on põhjust meil teineteist karta.
mida rohkem inimestel südamed kinni on, seda rohkem on, seda rohtlikumas maailmas me elame. Mis on kurb. Ma räägin, ega see mis tähendab nagu päris hoolimine või kui ma ütlen, et selles suhtes tuleb nagu kuskil maale näha teist inimest kui osana endast, siis tekib loomulik päris kaastunne. Ja et kui sinul valus on, siis see puudutab mind ka nagu see on see päris empaatia, mitte see kognitiivne empaatia, kus ma mõistan su situatsiooni. Aga tähendab, see ei puuduta nagu mind. Teine on see, kus ma tunnen sinu valu ja mul on ka kaastunne, tekib sellega koos. Või kui ma näen sinu õnnestumist, siis see on minu õnnestumine. Mul on hea meel nagu selles suhtes, et sul on nagu niimoodi, sul on nagu tugev soov näha kedagi õnnestumas, kedagi, kelle poolt sa oled nagu, sa tahad näha, et tal läheb hästi. Nagu südames tahad näha, et tal läheb hästi. Nagu sa päriselt hoolid sellest. See on hakanud järjest, see on minu jaoks nagu uus asi, mis on hakanud nagu ilmnema siin viimasel ajal, nagu just see, kuidas inimesed mind on kohelnud, nagu, et see on nagu, oota, ma tahan teile vastu anda, nagu päriselt see, mida teie minu jaoks teete nagu sellistel hetkedel, kus teil endalgi mitte sittagi ei olnud ja ikka mõtlesite, et näed, jagame seda, mis mul on, mõtlen, kuule, oota, ma tahan vastu anda nüüd, ma tahan nagu, ma tahan, et sinu jaoks teha nüüd midagi, ma tahan nagu päriselt nagu, et ma näen sind nagu sellises valguses, kus ma sind varem näinud ei olnud. Ma ütlen, see tekib selline soov, et ma tahan näha sind nii väga õnnestumas, ma tahan, et sul läheb paremini kui mul, nagu ma tahan, et sa saaksid õnnelikumaks kui mina. Ma tahan, et sa oleksid, mis iganes sa ette võtad, edukam kui mina. Nagu, et sul ilma igasuguse kadeduseta, jumala eest, lenda tähtede poole, tuult tiibadesse nagu. Ma loodan, et sinu elutee on 1000 kordi rohkem rahuldust pakkuv ja õnnelikum kui minul. Nagu selline kaastunne siis või teise suhtes. Ega see on, ma ütlen, ega see on see hirmuäratav asi, on see armastuse asi. Minus tekitab ka nagu, kui ma siiani vahest tekitab ebamugavust nagu see liigne siirus. Pole harjunud sellise siirusega. Ja. No see on nagu intiimne, nagu kui näed teist inimest enda osana ja südamest soovid talle head ja tõstab vibratsiooni kõrgeks. Seal ei ole nagu sellist, et ma nüüd pean midagi vastu saama selle eest. Vaata, seda saab vastu vaata, märka nagu, või mida ma märkan selles suhtes, et see, mida mina soovin, nagu hinges või mõtetes, see suhtumisega, mida mina teiste suhtes olen, nagu kui ma loon mingisuguse inimese enda silme ette ja see, kui ma mõtlen, et soovin talle parimat, et see, ma soovin, et tema nagu mis iganes tugevaid, vägevaid emotsioone tema tunneks. Püüad seda nii elavalt ette kujutada. Ja voilà. Need
emotsioonid ja tunded ja see vibratsioon tuli sinu kehasse. See sagedus tuli sinu kehasse. Ma tean, et see on hirmuäratav põhjusega. Jaa, see on hirmuäratav põhjusega. Selles maailmas, kus enamus inimestel on südamed lukus. See on, keegi ei süüdista kedagi selles suhtes. Aga me lõikame iseennast, ma näen, ära palju elamisväärsemast elukogemusest sellega, kui me ei ava järjest rohkem oma südameportaali. Me ise kannatame tänu sellele. Elu tundub palju nukram ja masendavam, kui süda suletud on kogu aeg ja müürid ees on ja kogu aeg pead olema kahtlustav ja no see toimub juba automaatselt, nagu minul toimub see automaatselt. Ma kohe nagu märkab detaile. Aga nüüd ma olen näinud nagu väga palju siiraid inimesi, nagu kellel ei ole mingid varjatud motiivi ja kes tahavad näha mind õnnestumas, kes tahavad näha, et mul hästi läheb. See teeb seest nii soojaks, ma ütlen, see aitab kaasa sellele nagu. Ja minust oleks ilge mölakalik käitumine, kui ma ei püüaks neile kasulik olla või ma ei sooviks neid kuidagi toetada või neid kuidagi tõsta. Ma arvan, et kõikidel inimestel, ma ütlen, kui sul on kasvu üks inimene siin maailmas, kes on nagu nui neljaks, nagu ma näen, mis küljed sinus on ja ma näen ka sinust seda head poolt ja ma olen sinu poolt, nagu ma tahan, et sul õnnestub kõik, ma tahan, et sul läheb hästi ja ma olen sinu poolt. Siiralt soovin näha sind õnnestumas. Ja selles suhtes, et vaata, kui teatud seltskondades, kus ma olen nagu olnud sellist kõrget nagu seda armastusasja nähakse kui nõrkust, nagu nähakse kui nõrkust. Et pehme oled, kui armastad ja püütakse seda ära kasutada ja aga seepärast ongi nagu mõistlik koos selle südame avanemisega siis ka piire õppida kehtestama. Nagu et mitte arukust kaotama sellega koos. Ja, et mina parema meelega elaksin maailmas, kus rohkematel inimestel oleksid südamed avatud ja see ei ole niimoodi, et on või ei ole, see on lihtsalt, et kui palju sul on ja kui tihti, tähendab, see võib minna, süda võib hullult avaneda, siis võib jälle kinni minna, et see ei ole niimoodi, et nüüd on tehtud. Et me elame ohtlikus maailmas, kui me näeme teineteist ainult ohtlikuna ja kui meil need kaitserüüd kogu aeg seljas on, me elame väga ohtlikus maailmas siis me olemegi teineteisele ohtlikud.
aga meil on võimalus ka teistmoodi. Ja aga igatahes aitäh kõikidele, kes te minu poolt olete. Ma olen teiega teie poolt ka. Ja ma olen teie poolt ka, kes te minu poolt ei ole. Ja. Teie vääriti ka armastust. Teil on ka mingisugused enda sees lahendamata mingid asjad. Mingid õnnistused, mida te pole osanud endas näha. Vot, kuule aga selge. Kõik head.